6. käik. Tervist. Naruit, kui on meil ralli, MM-ralli kestab, siis igal õhtul on eetris saade 6. käik. Tallinna stuudios Heido Taljurand ehk mina ja Lääne-Virumaalt kohale jõudnud Roland Poom. Tere, kuidas sõit oli? Tere, minu poolt ka. Sõit oli äärmiselt vahva, kuni siia põhimõtteliselt kohale jõudmiseni, et siis järsku olid mingi tumparid tee peal ja jäin ikka 5 mintsi hiljaks. No nagu ikka, et tuleb päev, mil sa jõud õigel ajal kohale. No mees, kes on alati õigel ajal õiges kohas, ehk siis hetki kontekstis täitsa, Jaan, kas sa oled sa nüüd Saksamaal, ma eeldan, et kuidas läheb? Küsin kohe alustuseks sellise ümara mõttetu küsimuse. No, mis ta läheb niimoodi, et nagu sa said aru, eks, et me vestleme läbi WhatsAppi, et siin on mustmiljon hotelli, siin on mingisugune allikas, salapärane allikas selles kohas, kus on rallikeskus, rallipark on siit 5 kilomeetrit eemal, aga siin on tõesti mustmiljon hotelli ja salaallikas, aga seda allikat ma ei ole näinud ja ma ei julge sinna minna, see pidi nooreks tegema ja oi, siis sa ei saa pensionile siis, kui sa nooremaks lähed ja see oleks ju hirmus. Absoluutselt, et lähen sinna allikasse, tulen tagasi 20-aastase poisina on ju, eks, ja siis jälle 50 aastat tööd teha. Et see ei sobi mulle mitte kuidagi, et ma ei lase veetilkagi endale peale langeda siin. No ma saan aru, et ma mõtlesin, et tavaliselt mõni ralli on see, et kiiruskatse lõpeb ära, siis on see, et no Jaan, kas sa saad mingi hetk üldse rääkida, aga see Kesk-Euroopa ralli siis on selline, et Tänak jõuab sinna, mis ta jõuab siis 2,5 tundi peale kiiruskatse lõppu enam-vähem sinu ette, et päris pikk ülesõit vist ootab teda. No, olen selle ülesõidu läbi teinud. Eile oli vaja Tänakult saada intervjuu ja meediapenn ehk siis sõitjate ja tiimijuhtidega kohtumine toimus Tšehhis, seal kus oli testikatse ja ka esimene kiiruskatse ja sinna siis sõitsin miskit 3,5 tundi. Et saada 3 minutit juttu? No ma sain natukene rohkem, eks ma rääkisin seal tiimijuhtide ja muude inimestega ka, aga üldiselt küll jah, et tegin selle loo ära, tavaliselt on see meediakohtumine 1,5 tundi, seekord tõmmati 1 tunni peale, et sõitjatel on kiire muudki tegemist ja no siis intervjuud kotis ja siis autosse ja 3,5 tundi tagasi. No võtame siis selle tänase rallipäeva sinu vaates kokku, et kui mina siin eile natukene kartsin, et võib-olla tuleb selline, natuke võib-olla need vahed äkki lähevad suureks nagu eelmisel aastal, siis korralik 4 mehe heitlus, et 4 meest on ikkagi selgelt omast klassist ja siis päeva lõpetuseks siis Neville esimene 6 sekundi kaugusel Ogier, siis selline sekundi peale vahet Tänak ja siis natuke viimasel katsel aega ära andnud Elfin Evans on siis Neville'ist 15 sekundit, et Neville päeva lõpuks liider, kas oled üllatunud? Ei, seda mitte, sellepärast, et tal on ju parim stardipositsioon oli, sai nii-öelda teistele teed mustaks teha, muide, aus mees on Neville. Ta ju ütles eile otse välja, et mul on hea stardikoht ja ma hakkan teistele sodi teele tooma, lõigates kurve. Ja tegelikult siit teleülekandest oli väga hästi näha, kuidas see käib. Ikka tõmbas sealt mõnusalt selle lõike ja ühe hetkega oli asfalt mulda täis. Et selles mõttes jah, ja Neville tahab ju seda meistritiitlit ja ta on ju asfaltil kiire. Ta eelmine aasta võitis ka ju selle Kesk-Euroopa ralli ära. Seal ei ole mingit üllatust, aga minu jaoks ongi mõneti just hämmastavam on just see, et sõidavad sõidumehed, ütleme 3 esimest praegu, Evans ka peaaegu sõidumees. Ja sõidavad selle pika 26 kilomeetrise katse ära ja siis on vahe mingi 0,2 sekundit. Erinevad autod, erinevad tingimused, nagu ühel on parem positsioon, teisel natuke kehvem sealt tagant poolt ja tundub, et need sõitjad võtavad kõik absoluutse maksimumi ja teevad vähe vigu ja nad suudavad selle vea kuidagi ära remontida.
ja lõpuks ongi ühes augus, no vaatame see, eks, siin mitmel puhul, eks, et mingisuguses sektsioonis tehti tõesti väike viga, eks, jäädi sekund kaotusseisu ja vaatad järgmises splitis on juba see kaotusseis vähenenud, et selles mõttes on see küll hämmastav, et kui ühte auku kõik need vennad sõidavad. No täna kolmas, no hetjeseisuga, olgem ausad, on ju maailmameister Neville, et ei saanud see täna kuidagi vist selle autoga nagu no sellist klappi nagu ta oleks soovinud, et noh, ma ütlen, siin asfaldi sõitmisest on ikka oma aegu möödas ka, aga niimoodi ütleb, et mis ta ütles, et sellist unistuste seadet kuidagi ei leia. Ja ei, ta jah, noh, siin probleeme on, aga ma millegipärast arvan, et homsed Austria ja Saksamaa katsed sobivad talle paremini, et seal ei sõideta nagu metsa vahel ja seal on teed laiemad ja voolavamad ja muide ma sõitsin see, kus Kapham, see, kus see rallikeskus on, et ta on kuidagi niisuguses kohas, et siia ei vii Tšehhist kiirteed ja tuleb nökerdada siis neid, noh, need ei ole küll külavaheteed, noh, tavaliselt Tallinn-Tartu kaherealine maantee, aga hirmus vägevad, hästi kurvilised, üles-alla kõike, ma kujutan ette, et niisugustel teedel, jummal, neid oli kilomeetri. No võt, kas ainult mul kadus Jaan ära hetkel või? No nii kiiresti ta lõppeski, kui ta algas. Ma ei teagi, kas vaatame. Saime jutud kätte küll. Äkki saime jutud kätte, et kuulsad toidulood siis jäävad teise korda, mis seal ikka, et kuule, igatahes täna on Roland Poom siis selline asi, et nagu ma sulle rääkisin, et ma täna ärkasin lõunast, et mul tuttav kutsus välja, siis mul läks kuidagi pikale ja siis ma ärkasin lõunast, et ma hommikusi läbimisi nagu sisult ei näinud, kui ma kiirelt vaatasin järgi, mis see kuulus Kaspar Rusblogis on kirjutanud, et siis päeva teisel pool titsus siin taustaks, et päeva esimene pool, aga teeme siis täna nii, et võtame siin järjest ette need mehed, kes meil siin on järjest lähevad, et Neville päeva võttis kokku siis lõpuks nii, et üsna lihtne oleks teha video, aga oleme väga rahul, et jõudsime finišisse, et kui siin võis eeldada, et äkki hakkab mingi hoidmine ja ta nagu suuri riski ei võta ja bla bla bla, siis noh, meest läheks ikkagi tiitli järele ja tiitlit jahtima, et selles mõttes korralik. No jah, ühtepidi võis arvata, et tuleb mingisugust hoidmist, aga teistpidi, mida me ka eile rääkisime, on see, et ikkagi meeskonna tiitel väheb võitmist hetkeseisuga ikkagi Hyundai mehed teevad ikka ülimalt head tööd, pole midagi öelda, ülitublid. Neville'i puhul tõesti müts maha, et tuua selline päev lõpuni, kusjuures nagu üllatavalt stabiilselt. Nägin videot, üks moment oli seal, kuigi ei olnud nagu midagi eriti ka, midagi erilist, et väga tugev päev, väga stabiilne päev. Ja siinkohal võib-olla peaks ikkagi ära mainima selle, et Neville sai teha nii-öelda testralli ette. Et kui ikkagi 6,4 sekundit Ogieri ees olla, Tänaku ees 7,8, no see näitab, et mingi eelis pidi kuskilt tulema, et ma arvan, et need kõik kolm meest igal juhul on võimelised sõitma ikkagi võidu peale. Et ei saa öelda, et 6,4 või 7,8 oleks täna palju, aga kuna mäng käib nagu nii pisi nüanssides, siis me peame ikkagi arvestama, et see esimene päev, et kui kiiresti käima saab sõita, siis seal võis ikkagi olla ka oma osa selles sees, et Neville sai teha testralli alla. Jah, et kui meie siin eile, lähme siis kohe, las see Neville praegu jääb, et kui meie siin eile ära läksime, siis me arvasime, et Ogier võidab, aga Ogier siin keset päeva ütles ka, et me pole piisavalt kiiret täna, ütles seal kuskil päeva keskel ja siis lõpuks ütles, me homme nüüd peame hakkama kõvasti suruma. No ta on raske. Midagi nagu, ma ütlen, mõnes mõttes müstik, et need kaks masinat on nii kuidas ütleme siis, nii tasavägi või võrdsed autod tunduvad olevat, aga Ogier jah, et kuidagi midagi nagu klappi me ei ole saanud, et nagu tegelikult võinus eeldada, et tema selline kõige vähem kaotada, Neville'il on väga palju kaotada, Ogier nagu otseselt ei ole, et seda arvestades see 6,4 sekundit ikka oma jagu, et vaadates, kuidas siin osadel katsetel, nagu Jaan mainis, et panevad 25 kilomeetrit ja lõpuks vahed 0,5. No nüüd tuleb mängu see teema, ma arvan, et kuidas on Ogier ikkagi maailmameistriks saanud, et teab, kus vajutada ja teab, kus hoida.
jälle peab nagu mitsi maha võtma Neville'i ees, kes on täiesti maailmameistri tiitlit väärt, sest ta on teinud täpselt sama läbi hooaja. Aga nüüd sellest rallist rääkides, siis täna on ikkagi reede õhtu alles, et Ogier sõitis ülitargalt. Ilmselgelt eesmärk oleks võinud olla see, et rallit juhtida siin päeva lõpuks, aga tegelikult ta ju saab väga hästi aru, et siin on paar ebaõnnestumist olnud nii-öelda win it or win it mentaliteediga, ja see võib-olla ei tööta alati, nii et ma arvan, see oli nagu ikkagi ülimalt tark sõit Ogieri poolt samamoodi, et väga kontrollitud sõit, kuigi jah, ta ikkagi ütles ka seda, et ei olnud kogu aeg mugav sõita ja tegelikult splitte vaadates, siis splittide pealt ikkagi kohati olid mingid lõigud, kus ta andis kõvasti aega ära, nagu sekundid ja sekundid andis ära, et mingid kohad on, kus ta tõesti ilmselt hoidis ikkagi kõvasti tagasi enne. Sest ta on ju näidanud ka seda, et kui on nagu kui on selline natuke selline võib-olla ohtlikum lõik, eks ole, või selline, et kus pole vaja seda 100% sõita, et sõidame 95%, siis ta seda on valmis tegema, et ta teab, et tal on see varu sees, et on, et olgem ausad, et mõnes lehed teel ja selline, ega seal sellist apsu justkui oli lihtne teha, tegelikult olid, eks ole, 9 masinast 8 tulid koju, et mis on isegi hästi, eks ole. Et suuremaid nagu hädasid ei olnud, aga selles mõttes, et see mul jäi ka mulje, et nagu seda viimast vintida nagu peale ja täna jätnud keerama. Ja täpselt, et mulle tundus sama, et ikkagi olud pidid olema piisavalt keerulised, et ta seda riski ei võtnud. Et jälle, kui me siin viimastel rallidel oleme näinud, et ta võtab selle riski, et siis on ka nii piiri peal tulek, et ka tema võib eksida. Aga selles mõttes oli, ma arvan, et see oli kõik õige otsus, et täna mitte üleliigseid riske võtta ja tuua see auto kindlasti lõpuni, sest ikkagi enamus rallit on veel ees, nii et selles mõttes lahe oli näha seda, et see on nagu nii tasavägine tulek ja seal ongi see, et võib-olla oleks enne rallit arvanud pigem seda, et kui nüüd on see keerulisemad kohad, täpselt millest sa rääkisid, et kus Ogier on valmis võib-olla natuke tagasi andma, aga teised võib-olla annavad natuke rohkem veel tagasi, nii et ta suudab ikkagi seda mingit väike marginaal on seal ikkagi olemas, mida Ogier suudab nii-öelda kogemuse pealt ära tuua, siis tegelikult seda vist täna ei olnud. Et pigem oli ikkagi seda tarka sõit oli veel rohkem kui võib-olla tavaliselt. No täna ilusti 7-8 Neville'iga, aga ega ta selle, ütleme, mis ta on öelnud siin päeval, et olen masinaga hädas ja siis mingi katse lõpus oli, et unistab sellest, et saaks nagu head seaded või seaded paiki, eks ole. Et nagu päris sõverda selle autoga midagi täna ei olnud, et iga katse ikkagi vist tuli mingisugune kommentaar selle kohta ja üks eredam, mis meelde jäi, oli see, et ta unistaks, et auto oleks mugav või midagi sellist oli. Aga sellegi poolest päeva lõpus ta ütles, et nad ei ole kaugel maas. Et selles mõttes me saame aru, et võib-olla Ott tundis ennast viimati autos mugavalt üldse 2019 aastal. Mulle tundub nii, et pärast seda ei mäleta ühtki hetke, kui ta oleks nagu väga mugavalt tundnud. Et ta soovid on kindlasti nagu väga spetsiifilised ja nagu võib-olla midagi sellist, mida ta mäletab seda tunnet Toyota ajast, mida ta otsib, aga lihtsalt ta istub Toyotas ja võib-olla seda ei ole võimalik saavutada auto mingite eripärade pärast ka. Aga selles mõttes, et minu meelest see kommentaar ikkagi päeva lõpus oli, või kus ta seda ütles, et me oleme päris lähedal ja tegelikult on nagu okei. Et see on juba Oti puhul, ma arvan, väga suur asi, mida öelda. Ja ikkagi 7,8 sekundit taga, nagu sai mainitud, on ikka väga, väga tihedas võitluses sees. No Evans andis täna lõpus just ära, et viimasel kiiruskatsel 8 sekundit, ehk siis sellega laias lastus ta kaotus ka tordistus, et tegelikult oli vägev nelik. Ja. Nüüd saab öelda, et on vägev kolmik, kelle sabas on Evans, et Evans ütles, et oli naljakas, masin käitus naljakat lõpus, aga ta ei arvanud, et nii palju kaotab ja et väike piduri probleem oli ka vist on, et see just see viimasel katsel andis mingi natukene andis see 8 sekundit ära, mingid väiksem mured olid. Tundus, et ikkagi pidurid kuumutas vähe üle, sest sealt videopildist oli näha ka, et päris punased olid, et võrreldes võib-olla teiste sõitjatega. Aga iseenesest Evansil ju väga hea sõit, nagu sa ütlesid, kuni viimase katseni oli ikkagi väga teravas konkurentsis sees. Aga siit peab nagu tegelikult nüüd üles ennast korjama. Ei, aga vaata Evansi puhul nagu, selles mõttes mulle meeldib see väide, et nagu isegi üllatavalt tea, vaata ta on olnud kogu hooaja olnud selline, et tal pole head enesetunnet, mis iganes see tähendab. Mis tähendab enesetunnet ei ole?
Hea küsimus. Feelingut ei ole. Pole feelingut, saad aru. Sul ka täna pole ju. Mul on täna täitsa Evans, olgem ausad. Sa oled täna Evans, et selles mõttes see kuidas sa ütled, see ei ole isegi autoseadistusega või pigem ma arvan, see on need olud ja sinu lemmiksõna selline ralli spetsiifika võib-olla pole see... Siin peab vaatama ikka mingi sellise rahakuruma, siin peab vaatama ikka münt iga kord. See on igal juhul, see on nagu selline tobe asi, kus mitte midagi ei pruugigi valesti olla, aga lihtsalt nagu ei ole päris see tunne. Ei saa. Ei ole, purakat pole sees. Kuidas sa selle purata tagasi, kuidas see käib? Ma arvan, et käib niimoodi, et homme on uued katsed ja oluliselt lihtsamad katsed ja seal on nagu vähe mugavam juba peal hoida. Aga see tähendab ka seda, et teistel on mugavam sõita, ilmselgelt juba homsetel katsetel, et me peame seda mäletama, et tänased katsed olid nagu keerulisemad olud. Et seda arvestades on nagu veel erakordselt kõva tulek, no ma ütleks ikkagi kõige 4 mehe poolt, et küll jah, Evans andis lõpus ära, aga ta ei ole kuskil kaugustes, 7,3 Otist maas, 15,1 Nevillist maas, et siin on nagu meil on nii palju sõita, väike viga, sa lased kurvi kuskilt juba, suts pikaks on 5 sekki läinud, et ta on ikkagi tihedas mängus sees. Jah, päeva võib-olla rüsid järjest minna, siis päeva võib-olla positiivne üllatus Tartu Moto. Kaotus Nevillile 38 sekundit, mida tundub justkui palju, aga ülejäänud mehed on temast juba minuti kaugusel, et ta pigem on lähemal poodiumile kui 6. kohal, et arvestades seda, et rääkisime siin suurest Katsuta versus Bajari mõõduvõtust, siis siin Katsuta tegi 1-0 ja tegelikult vist ütles ka, et ta päris lõpuni ei suru, eks ole, et ta võtab natuke, eriti siin lõpus, kui oli see 5. koht enam-vähem selge, et siis ta ütles, et liialt riski võtta. Mulle väga meeldis Katsuta eile, ma saan aru, et see mehe tunneb praegu kohta noos, oi, kuidas ta seda Toyota kiitis eile, fantastiline masin, super masin, no mine vers, Jaris on parim lihtsalt, see on nagu super tiim ja kõik on masin, super, et me ei... Ta teab, kus mida öelda. Oli tundus selline kuidagi eriti kohata, pole veel sellist kiidulaulu pole kuulnud, et selles mõttes aga tuleb välja, et on hea masin, et väga tipp-top. Ja igal juhul, selles mõttes me peame olema Katsuta päevaga rahul, sest see, kus ta tuli, on ju, loodame, et ta toob selle ralli lõpuni ka ikkagi ära ja mõistliku tempoga, et see hoog nüüd ei rauge homme. Kuigi jällegi, nagu öeldud, sai homsed katsed on paremad, ma arvan, sobivad ka Katsutale homsed rohkem. Aga kui teda nüüd Bajariga võrrelda, siis tegelikult ikkagi Bajari poolt võrreldes ka Katsutaga ikkagi päris okei päev. Et jah, minut 28 Nevilliga siis. Sekundid kogus 49,6 Katsutale. Aga tegelikult Bajaril oli paar sellist momenti ka, mis selgelt oli näha tegelikult katsetel ja splittides ka, mis tõmbas nagu korraks tõi maa peale tagasi, et seal oli neid olukordi ja jällegi pigem ma ütleks, et nagu noore sõitja poolt ülitark otsus, et kui näha, et hakkab juhtuma, siis võta gramm tagasi. Et ta sai sellest kohe oma debüüdil Soomes aru, minu meelest esimene päev ta käis seal igatepidi juba võsa vahel ja uitas seal ringi, et sealt ta tegi küll korraliku õppetöö ära, sest siin käis korralikult too pealt juba kuskil võsa seal lõikamas. Aga sellegi poolest tegelikult ei ole kuskil kaugustes, et kui me vaatame ikkagi M-sporti mehed on taga, siis Bajari kogemuse pealt siin ralli 1-ga sõita sellistes oludes tubli töö. No Tatra puhul siis märgime ära, et üks katsevõitjana, üks teine koht, et selles mõttes, et ei ole... See näitab ka midagi. Ja see näitab, et selles mõttes, et ta... Jah, ja ütleme siit, pigem tuli seda raotust tirsust juurde siin viimastel katsetel, kus oli nagu, vist oli nagu tunda, et edasi seda Evansit naljalt niisama ei püüa, ja samas see, et sulle Tadara ei ole, et seal ei olegi, nagu, tal ei olegi mõtet nagu lolliks minna, et pigem ongi see, et tule seal 5. kohal, looda, et keegi kutub eest ära ja siis on elu lill. Vaata, selle lõpuga oli see ka, et need, kes ütleme, sellised kogenumad sõitjad on võib-olla suutsid ära teha selle mentaalse switchi, et tegelikult kõik eeldasid, et on väga libedad olud, aga tuli välja, et oli ikkagi päris hea gripp, et kui seda switchi sa ei suutnud seal katset ära teha, siis ikkagi seda kaotust hakkas tulema. Ja ma arvan, et sealt ka hakkasid kaotused tulema nii Katsutale, Bajarile kui ka tegelikult võib-olla Evansile, et me ei tea, mis põhjus see oli, et ta piduri probleemid tekkisid, kas ta kärsatas ise need kuskil alguses üle ja siis oli juba nagu asi tehtud. Ja, no Bajari puhul siin sai mainitud, eks Bajari puhul peab, eks tal on neid asfaldirallisid tegelikult päris korralikult tal ka, et on selles mõttes on nagu võib-olla, kui ta seal Dodgespordis pani Skodad, et siis käis need
Horvaatiad ja Kesk-Euroopad läbi eelmisel aastal, sel aastal Toyotaga, et ta ei ole seda, et ma käin nüüd ainult kruusal sõitmas, et on näha, et teda kasvatatakse selleks nagu täiskohara sõitjad, see ei ole see, et ma sõidan siin, kus mulle meeldib, vaid ma sõidan igal pool ja ma pean selle nagu saama, tema vist põhimõte on see, et selle natuke kardab libedust, ütleme siis, et vist on seda nagu maininud. Et... Ja, no aga jälle, seda oli tegelikult onboardidest näha, et need olukorrad, kus nii-öelda momendid tulid, ega need olidki nagu täpselt sellised libeduse kohad, mida ta kardab ja ise tõi kurja kaela endale. Aga jah, igal juhul väga hästi selles mõttes, et nagu ma ütlesin, kui ta juba seal 2 meest on selja taga, siis on päris okei sellise noor sõitja kohta. Mis siin siis on? Päeva pettumus, Adrien Fourmaux. Põnev asi oli muidugi see, et ta pidi mingi osa pidi hübriidita sõitma. Ütles ka, et kuidas ta ütles, et hooaja algus oleks saanud reseti teha, nüüd on reeglid muutunud, nüüd enam resetida ei saa, et siis panen ilma hübriidita. Et see on vist see, mis asi need meeskonnad tülli ajab, eks ole. Ja ta lõpuks ütles, et lihtsalt kiirust ei ole, et pole nagu tema ralli, et arvestades, kuidas ta tänavu sõitnud on, arvestades, kuidas ta on liitunud, arvestades on asfaldiralli, nagu ta ütles ka, ralli eel ütles, et näed, et ma olen lumel olnud vist teisi kolmikus ja kruusal, et nüüd on ainult see asfalt puudus, siis sellest poodiumist siin lõhna ei ole üldse. Ei, kindlasti ei ole, et selles mõttes on tast kahju. Ja kui me vaatame siis ikkagi kaotust kilomeetril 0,75, seda on ikka päris palju tegelikult. Aga ma pean selles mõttes tahaks kiita teda, et kuna ta ikka üldse ei saanud esimesest katsest pihta põhimõtteliselt selle, ta ei saanud selle autoga kuidagi selle asfaldi peal sõbraks ja siiamaani pole saanud pärast 8 kiiruskatset. Et ta siiski nagu nii-öelda võttiski selle, kuidas öelda, hoogu maha ei võttud, aga ikkagi selle tegi ära, et ta ühtegi riski selle pärast võtma ei hakka, et nüüd läbi et igate pidi nüüd pressima hakata, et mõnda head katsega teha, et see on tegelikult kõige tavapärasem olukord, kus sellisel noor sõitjal hakkavad vead tulema, et kui sa oled harjunud, et näed, siin kruusa peal panin hästi, tuleb, küll peab igal pool tulema ja siin nüüd asfaldi peal ei tule, et siis ju ma ise panen jamasti, et tegelikult ju autoseadistused, auto ise võib-olla ka asfaldi peal ei ole kõige parem, et selles mõttes tema poolt ülitark otsus minu meelest, et võttagi see tempo maha, tulla selle tempoga, kui sa tead, et sa tuled lõpuni, homme on uus päev, homme on uued olud. Siin on aega veel teha korralikku resetti, vaadata seaded üle, inseneridega arutada, ise teha legendiga tööd, kõik asjad on võimalik homseks oluliselt paremaks saada, nii et ma päris maha ei kannaks teda selle rallil veel, et kõik on võimalik, igal juhul ma arvan, Bajariga tuleb tal homme võidusõit ja selles mõttes ma arvan, et homme hommik võib päris üllatada, et just Fourmaux mõttes. Selles mõttes võib-olla on üllatav, et nagu pigem mingi hetk tundus, et võiks ju selline asfaldispets kasvada Fourmaux'st, et läks Horvaatiale ka aia taha, selles mõttes, et mitte ei jäänud poodiumit välja, vaid läks ikkagi... Kuigi oli tempos. Et seal tal oli tempo üles, et jah, et sa selle praegu meelde tuletasid, et kui nüüd, et ei saa auto taha seda kanda ikkagi, et auto ei tööta siin teede peal, sest ikkagi jah, Horvaatia oli ju pigem okei. Ja et eks siin mingid nüansid on, aga need võivad olla ka nii pisi nüansid, et tegelikult see 0,75 sekki kilomeetril see võib olla nii pisi asjades kinni. Aga lihtsalt, kui need ei klapi, siis ei ole võimalik ka sealt üle sõita. Ongi see, et kui sa hakkadki nüüd üle pushima, sõidadki selle auto kuhugi sinna võsa vahele ja midagi teha ei ole. Et kahju, pani täiega lati alt läbi, aga ma arvan, et tegelikult mõistlikud otsused. Bajari tempos võiks ikka olla. Nad on Bajari tempos. Bajari tähendab, Bajarist ei võiks ikka kiirem olla, oleme ausad. Ja seda küll, aga rallitab veel ees, ma arvan, et ta lõpetab eespool Bajarit ikka. No suht mõttetu mees, Jan Munster, et ilma naljata ootaks seda hooaja algus oli ju korraks selline tunne, et sealt ju võib tulema hakata. Aga see tunne on nüüd ikkagi täitsa ära radunud, olgem ausad, et ei ole ju siin ka midagi ilusat, et kahjuks ei ole, jah. Mis ta seal ütles, et ta vist ütles, et see stardipositsioon oli keeruline, et esimesed toovad nii palju lehti ja kõik muud hädad, et on võimatu kiiresti sõita, aga kui sul ees olevad masinad saavad hakkama ja sina ei saa, et see tundub ka selline otsitud vabandus natuke.
no keeruline selles mõttes jälle, et me nende esiotsa meestega pole mõtet teda võrrelda, ilmselgelt maailmameistri vastu sa ei hakka sõitma, kui sa esimest hooaega istud Rally 1 autos ja suht väikese kogemusega ikkagi ka Rally 2 autos sõitnud. Et me ikkagi võiksime teda võrrelda ju kindlasti Fourmaux, Bajari ja Katsutaga, aga sellegi poolest, kaotased on ikka metsikud. Et, mina isegi võrdleks Bajariga, selles mõttes, et okei, Katsuta nagu otsendamiseni sõitnud ja Fourmaux, et sul on hea, et sul ja Bajari. Temaga peaks võrdlema küll. Temaga peaks võrdlema mingi esimest korda põhimõtteliselt selle Rally 1-ga asfaldi peal ja sul on raudselt minut, mis asi see on, et see on ju ikkagi kohutav. Jaa, ega midagi teha ei ole, nii on, et selles mõttes olgugi, kui me arvestaks seda rallit nüüd niimoodi, et me ei saa võrrelda võib-olla seda M-Sporti Fordi, Toyota ja Hyundai'ga, siis sellegi poolest see vahe Fourmaux'ga peaks olema oluliselt väiksem. Kindlasti oluliselt väiksem. Nii et selles mõttes nagu Munsteri poolt tõesti pole lati alt isegi läbi käinud, pole latini jõudnudki. Jaa, üks mees, kes siis ära radus täna, ainus mees, kes siin apsaka tegi, veel üks mees, kes tundis eile, et töökoht on uus, ta oli ka auto, fantastiline on sõita, mõnus, aga seal üks osa oli huvitav. Ta oli ka, et mingi esimest korda tunnen, selle auto on hea sõita, ütles eile õhtul, et autos on nagu mudav ja kiire ja blablabla, et ütles, et ta muutis nii palju, et kui ta varem üritas sõita Thierry Oti seadetega, siis ta nagu timmis näiteks hoopis teises suunas, ütles, et auto on võib-olla aeglasem, aga on käepärasem. Mis see tähendab? Tegelikult ongi, ega iga sõital on enda nii-öelda sõidustiil ja enda soovid, kuidas tahta, et auto seal käitub. Ja nagu me teame, siis ka Oti seaded ja see auto, isegi nii-öelda balansid, kõik muud jutud, need ei klapi tegelikult Neville'i omadega üldse, et need on kaks täiesti erinevat autot seadistuse mõttes, mis on Otil ja Neville'il. Ja kui sa tuled ikkagi veel kolmanda mehena sinna, siis igal juhul, loomulikult sa võid võtta nagu nii-öelda base settinguks mingisuguse teise mehe oma, aga sa pead sealt hakkama igal juhul liikuma enda soovide järgi, et sa ei saa võtta Neville sõidab siin tiitli peale, ma panen ka sama seade ja ma olen kiire, et nii ei käia see lihtsalt, et igal mehel on oma sõidustiil, aga tegelikult kõige keerulisem on see, et sul peab olema see oskus ka seda sättida nii, nagu sa tahad, et sa võid küll tunda, et midagi on valesti, aga sa pead seletama selle ära insenerile, et mis siin valesti on, sest muidu insener ei oska sind aidata. Et ma arvan, võib-olla nüüd on Mikkelsinil neid kilomeetreid all, et ta nüüd tundud on ju, mida see auto teeb, kus teeb, et nüüd ma olen valmis nagu proovima, et katsetame, kuhugi me peame liikuma, et täna see ei tööta. Et selles mõttes oli see mõistlik otsus, ma arvan, aga kuhu poole ta liikus, ma isegi ei oska öelda ausalt öeldes, et võib-olla ta läks ikkagi selle autoga ma arvan, et ta läks ikkagi oluliselt pehmemaks selle autoga, kui võib-olla siis Neville ja Ott on, et lihtsalt see pehmem auto annab sellist mugavust juurde, aga ta võib ka hakata nii-öelda läbi vajuma ja sellist võib-olla täpsustab vähem, mis tähendab, et küll mugav on sõita, aga jah, ta on aeglasem. Mikkelsen enne, kui ta räägime sellest õnnetust ka enne, kui ta sinna aeda sõitas, eks ta taotas seal ikkagi oma jagu sellel 4. kiiruskatsel ka, et seal parematele 20 sekundit, et oli Bajari tempos, mitte ütleme Evansi või Katsuta tempos, et tegelikult selles mõttes, et ei saa siin liialt õisata ka ja siis selline, ma ei teagi, selline aps, ma ei teagi, ei olnud nagu, otseselt ei tundnud nagu metsikult suur aps. Väga väike viga, lihtsalt tegelikult veidi sellist nii-öelda mustust tee peal, tegelikult see oli nagu sentimeetrid, mis ta kaldus sealt välja, võib öelda, aga kuna see vasakkurv, kes siis ei ole näinud, et kitsas tee, nagu seal oli, kergelt kaldus välja vasakkurvis ja seal oli lihtsalt aed, puitlattidega aed, kuhu ta siis otsa küttis, mis püüdis auto kinni ja lõi seal sillad kõveraks ja rattad kõverasse alla. Et kui seda aeda poleks olnud, ma ei mäleta, kas seal, mis seal ümbruses veel oli, kas ta oleks kuhugi kaugemale jõudnud. Maia sisse sõitnud, ma arvan. Võib-olla küll, et selles mõttes oleks ja poleks, aga see aed igal juhul ta kinni püüdis selle tõesti. Tegelikult oli väike viga, väga väike viga. Aga oli viga. Me ei saa sellest ka mööda, et mees, kes pidi ikkagi olema punkte tooma, et tema pidi olema see nii-öelda, ma ei tea, mis see hea sõna on, selline päästepaat juhuks, kui eks ole Tänatul või Neville'il midagi juhtub. No igal juhul ta ju selles mõttes sellemaani tegi oma tööd, ta oli ju overall 6. Oti selja taga 17,4 sekundiga pärast 4. kiiruskatset. Et küll Bajar oli väga lähedal tal, aga
aga ta oli ikkagi oma tööd ära tegemas selles mõttes, et Bajari Formeau Munster olid selja taga ja kui nüüd sealt üks Hyundai oleks eest ära kukkunud puht teoreetiliselt on, siis ta ikkagi oleks kuskil nagu olemas olnud, et ta oli, ma arvan, seal, kus ka arvati, et ta võiks olla. Aga läks nii, mis seal ikka? No ja siis meil on Tuulus rallikats ka, et homme siis Mikkelsen, mida sealt, eks tema siis Mikkelsenil on praegu nüüd see rõõm, et pühapäeva oodata, et see edasi meeldiv ju ei ole tegelikult seal laupäeval sõita niimoodi, et sa ei sõida puhasta teed, tegelikult sa siin ei puhasta, aga lähed esimesena teele ei sõida mitte millegi nimel, et selline totter päev. Võib-olla selles mõttes oleks nagu mõistlik päev ja isegi hea päev, kui tal oleks ka järgmine aasta koht olemas. Et siis sa saad nagu päriselt täiesti nagu stressivabalt hakatagi oma seadistust paika panema võistlusoludes, mis on ülivajalik informatsioon ja töö, mida oleks vaja teha. Nüüd testioludes on üks asi, rallioludes on teine asi. Aga kuna ta tõenäoliselt seal autos järgmine aasta istu, siis seda seadistust seal paika näppida, näpid paikad ära ja siis saad pühapäeva sõita, siis on Fiederseen, rohkem seal autos tõenäoliselt istuda ei saa. Et selles mõttes on kahju, aga tõesti, nii ta on. Oleme ausad, mees sai võimaluse, pikalt oodatud võimaluse ja kasutanud ära, nii lihtne on. Selles mõttes, et aga see ülesanne, mis talle anti, oli ka nagu eos juba nagu tuksi läinud võimalus. No jaa, aga ta ei ole ju näidanud kuskilgi kiirust, et selles mõttes, et ta sai raske ülesande, uppudu või ujuda. Mina näen seda võimalust ainuke, kuidas seal oleks nagu tempot näidata, sa nagu maailmameistrite vastu pead võistlema. Ta oleks nagu ilmselt, kõik oleksid vaimustuselt, kui ta paneks poodiumi peale stabiilselt, need mitu rallit ta sai 4 või? See on 4, jah. Et, aga sa sõidad, kõik on põhimõtteliselt seal ees maailmameistrid, kelle vastu sa sõidad. Et nii palju tal jäi sorry, aga minu meelest on see nagu oli eos nagu nii tuksi läinud mõtte üldse, et tuua tema sinna pulti ja nüüd loota, et sealt tuleb. Eriti totter on kogu see kalender ja graafik selles plaanis, et tegelikult Poolas oli ju laupäeva õhtul oli teine. Ja siis ta, peale seda ta võttiski, et ma olen teise koha punktid ära toonud, ma nüüd rohkem ei sõida, eks ole, et ma tõi auto finišis. Et ta nagu, kui sai seal kiirel kruusal lasta, siis tegelikult oli meenus küll, et miks ta on ära sõita ja asfaldi peal nagu ei tule välja. Vähemalt talle see Poolagi anti, aga selles mõttes tegelikult tema rallid ei olegi ju need keerulised asfaldirallid. Ja ralli 2, seal ka tahemehe väljavõitlus, et tegelikult siin tipus on andmist küll, et kuulus Bulgaaria mädede poeg Nikolai Dreasin siis juhib ja väike Solberg jääb siis 3,1 sekundiga maha. Et kõva võitlus olnud. Kõva võitlus olnud, et see Dreasin sai selle esikoha ja vahepeal kasvatas päris suureks ja siis see päeva lõpus tõmmas teiste läbimistele, tõmmas see Solberg kuidagi seda vahet tagasi. Jaa, nende meeste võitlus on olnud äge. Solberg muidugi siin viimasel katsel, oli eelviimane, kurtis hullult. Ma praegu vaatan ajaliselt ei ütleks, et nagu midagi hullu oli 2,8 sekundit eelviimasel ja viimasel katsevõit. Aga ta ütles küll, et nüüd oli pahasti, et ta võttis täitsa maha ja ilma riskideta sõites. Aga katsevõit sellegi poolest. Mis me ütleme, selles mõttes oli ikkagi Solberg, ma arvan, tuli siia tegelikult näitama. Ta tuli ikka nagu vihaga panema, aga selles mõttes ta teeb ka oma tööd ära väga hästi, et peab ütlema Kreaseni poolt ka ikkagi mis üllatavalt teha on see Kreasin? Üllatavalt, sest mina ei mäletaks, et ta nagu hull asfaldi mees. Ma hakkasin mõtlema, asfaldi peal nüüd niimoodi laseb, et mis toimub. Et Kreasin on ka nagu mingil määral nagu edasi läinud ikka mingites asjades. Ta on ikkagi palju sõitnud, on palju asfaldit ka sõitu ERC aegadest, aga jah, sellegi poolest. Horvaatias esikoht. Ralli 2. Me oleme siin mõlemad lühi... Mina ei mäleta mitte midagi, ma eilset päeva mäletan see mõttes, et Rasini ainus esikoht sel aastal on seni Horvaatiast, et on asfaldis. Ju siis on asfaldis, ma sulli tegelikult kuidagi ei ole Kreasinit ja asfaldit nagu kokku pand varem. Aga ei tõesti, väga tubli, väga hea töö, selles mõttes pole midagi öelda ja Oliver, igal pinnasel on hea, seal pole mingit küsimuski ja mees, kes suudab sõitagi teised niimoodi üle, et nagu piinlik peaks teistel olema. Ja seda enam, selle mehe koht on ralli 1 autos. Ta on saanud nüüd juba siin sõita selle ralli 2-ga küll, tegelikult ta peab istuma seal ralli 1. On noori mehi vaja, tegelikult ikkagi Oliver on sellise karakteriga mees ka, keda sinna, ma arvan, vaja oleks. Ja siis edasi tulevad sellised mehed nagu kohalik Sander, Tšehhi Sander, Filip Marš, Poolatras Mikolai Maržõt, siis kuulus Kajetanovic, vana tuttav nägu ja siis Rossell 6, et
ma jätaks need 3., 4., 5. korraks rääkimata, räägiks Russellist, kes on päris huvitavas kohas. Ja. Tal on vaja, minu meelest, kui nüüd matemaatika klapib, siis ta peab lõpetama poodiumil selle ralli, et jõuda punktidega Solbergist ette. Seal on vahe on tosin, 12. Ehk siis 4. koht ei piisa. Tal on vaja jõuda poodiumile. 3. koht, et 4. koht annaks 12 punkti ja Solbergil on ralli võitne rohkem kui tal. Tal on suurusjärgus 51 sekundit Maresini. Päris raske ülesanne, peab ütlema. Ja, et üldse, vaatan ta eile ju masinal korralikult lasi 3 rehviga, 3 ratta peal lasi pikalt, et et üldse tegelikult kuhuri jõudis. No see 6 sekund, või see suur kaotus ei tule ikkagi sellest, et mingid jamad oleks olnud, vaid viimasel katsel ka 20 sekundit. Hästi, Rossell, kes on nagu seni tundunud stabiilne mees. Pane asfaldi peale, ükskõik mis masinaga, ta on võidumees. Ja ma ei tea, mis toimub. Ma ei ole aru saanud. Ma korraks nüüd vaatan Rossell versus Philip Mares. No ei ole seda kohta, et ta oleks seal ületast. Pigem ikkagi on see lugu, et Mares sõidab ülihästi ja Rossell on ikkagi tahes tema selja taga, et see ülesanne, et nüüd hakata Maresit kinni püüdma. Aga ma ütleks, et tänase päeva põhjal on nagu võimatu missioon puhta sõiduga. Et siin ta peab ikkagi jääma nüüd lootma kellegi vigadele, et tõusta. See on 50 sekundit, see on ikka... ütleme Kaetanovitš 13,1 sees, tõenäoliselt on võimeline seda kinni püüdma. Aga see Rossell ütles ka, et ta kuidagi, muidu on vaata asfaldil jumala, ta ütles ka, et nii libedas, laiastas libedas ei julenud sõita, oli see väide, et ei ole üldse seda julgust ja nunine ja kõik miljon häda, et kuidagi, ma ütlen, ma olen vahest olnud siin see jutt, et anname selle Rossellile, anname mõnel rallil selle ralli ühe auto kätte ja vaata, mis ta teeb. Äkki on selline asfaldi peal täis jumal, aga siin vaatad, et kui on lehed tee peal, siis ei saa üldse. Kusjuures just hiljuti kuulsin ka ikkagi, kuskil toodi tema nimi välja, et kellele pakkuda seda ralli 1 autot, et tema nimi ka käis kuskilt läbi ikkagi. Aga ma praegu ikkagi aegadega vaatan, et Mikko Matšukist ja Kaetanovitšist on ta ikkagi sõidab üle nad, et selles mõttes need 2 meest on ta, ma arvan, võimeliselt siin järgmise 2 päevaga küll kinni püüdma, nagu ma ütlesin, siis Rossellil Kaetanovitšini 13,1 ja Mikko Matšikuni on tal siis suurusjärk 30 sekundit ja natuke peale. Et need mehed, ma arvan, et ta sõidab ära, aga nüüd kas kõik teised mehed ka lõpuni olid, nii et see tegelikult on päris selline pingeline värk, ma arvan, on siin tulemas ja ma arvan, et enne pühapäeva Power Stage'i lõppu siin midagi selget ei ole siin klassis, et kas ta suudab Solbergi üle sõita punktidega või mitte. Et see nüüd vahepeal tuli see otsus ka, et Tšiili ralli tulemused jäävad jõusse, et päris nii ei ole, et paar kuu hiljem me hakkame siin midagi üle vaatama. Kohtunikud otsustasid nii, siis otsustasid nii. On see, mis on ka loogiline? Ma olen seda meelt ka, et kui nagu kohtunikud selle otsuse tegid, küll nad tegid selle nagu valesti. See ei võetud asju arvesse, aga see jäi sinna. Ja selles mõttes sa ei saa tagantjärgi öelda, selles mõttes oli keset rallit, eks ole, see võib-olla Rossell oleks sõitnud kiiremini vajadus, eks ole, et sa ei saa seda teha. Aga kas sa viitsid kiiresti punktitabeli veel korra lahti võtta, vaadata, kus Pajari on 3 punkti Rossellist ja Jaapanis on stardis ehk siis Pajaril on vaja, palju ta Solbergist maas on? Kiire arvutus ütleb 15. Okei, ehk tal on vaja siis... Teist kohta. Ei, tal piisaks isegi... tal läheb teist kohta vaja äkki. Päris pingeliseks läheb see WRC2 lõpp siin tegelikult. Ja mis on meeldiv, selles mõttes, et eeldusel, et kui see tõesti peaks nüüd juhtuma see õnnetus, et neil kindlustabki siin tiitli ära, siis on vähemalt midagi vaadata. Jaa, absoluutselt. Kuidas sul siis üleüldiselt, kuidas sulle see tänane võistluspäev siis meeldis? Ma ütlen sulle niimoodi, et võitlus meeste vahel meeldis ja oli põnev jälgida Split, aga ma pean lihtsalt ütlema, et ma ei ole asfaldiralli fännina, ma ei ole asfaldiralli sõber, sest seda on kohati iga jälgida. Ma ei tea, miks, näiteks Horvaatia on alati äge. Mulle see Horvaatia on nagu superleid, ma ei tea, miks. Aga see on ka võib-olla olude mõttes, et ikkagi nagu täiesti teine maailm. Täiesti teine maailm on Horvaatia. Aga ei, selles mõttes, peab ütlema, et oli lahe, oli mingi täiesti omamoodi kohti, seal oli mingi üle nukkide hüppamisi kurviga ja mida oli põnev vaadata. Aga nagu siin üldine pilt oli ikkagi see, et mul ei olnud lihtne vaadata kogu aeg seda rallit jälgida, et tahes tahtmata nagu pilk hakkas mujale minema ära. No, mis me siis homsest päevast ootame, et homme on siis palju meil neid kilomeetrit tuleb, 120 midagi, eks ole.
et korralikult, et saab nüüd Saksamaal, vist hüppavad korraks Austriasse homme, et no homme, peamine asi on see, et nüüd on need 18 punkti laual, et no ma arvan, et homme on nüüd selline lugu, et küll muidugi suudavad ka homme paremini sõita Neville ja Ogier, aga ma arvan, et kui nüüd on vaja hakata nii-öelda sõitma 101%, siis homsetel katsetel on Ott Tänak võimeline seda tegema juba. Ja seda on võimeline ka tegema, ma arvan, Sebastian Ogier, kes muidugi on seda võimeline ka Neville tegema, aga nüüd ma arvan, et see jääb nagu selline üliväikesed nagu detailid, et kes suudab siin mingites nendes veidi trikimates kohtades ikkagi suruda üle. Olgem ausad, Evans peab hakkama suruma. Siin on punktide mõttes meeskonna muidugi. Selles mõttes sul on meeskondlik tiitel minemus, selles mõttes, et sa võid öelda küll, et näed, et pidurid ei olnud midagi. Ott ja nii-öelda, ma arvan, et Evansil, tegelikult on Evansiga nõme lugu, öelda talle, et sa pead Otti kinni püüdma, siis me teame, kuidas see võib lõppeda. No me teame, kuidas see lõppeb, aga selles mõttes küll see hübriidi asi oli ka õige, selleks, et hübriidid kadusid kõigile ära, et see oli see sama, mis ma just rääkisin, see minust see hüppega koht oligi, kus pärast mida kõigil kadusid 4 autot vist korraga ühel katsel, kellel kadusid hübriidid ära. Ma ise ei mäleta, et sellist asja oleks olnud, et päris selline, no ma mõtlen niimoodi, et on mingi koht, et kõik tulevad ja ütlevad, no nii, pekkis. Väga huvitav, sest ega see ei olnud nagu visuaalselt väljast midagi erilist seal katse peal, et me oleme ikka näinud oluliselt rajumaid hüppeid ja oluliselt rajumaid katseid, mis võiks seda autot raputada kõvasti, aga jah, ma ei tea, kuidagi siin nii ta läks, et hübriidid järsku kukkusid ära ja midagi teha polnud. Et siin peamine küsimus vist ikkagi homme on see, et kes siis selle masinaga kõige paremini sõbraks saab. Tahaks esimese asjana tahaks näha, et kõik tulevad lõpuni, et see võitlus nagu jätkuks. Ma veits kardan, sest nagu asfaldirallil on niikuinii seda aega väga raske tagasi teha. Ja kui me vaatame, siis ikkagi võiks öelda, et 6,4, 7,8, et see on väga väike vahe, ongi väga väike vahe. Aga asfaldi peal, me näeme, et Ogier võttis 0,5 katsevõidu, et 16,8 kilomeetri peal. No need marginaalid on nii väiksed lihtsalt. Et ma loodan, et kõik tulevad lõpuni, aga ma kardan millegi pärast, et siin hakataksegi veidi üle oma varju võib-olla pingutama. Homme siis 3 kiiruskatset läbitakse 2 korda kikluses ja pikemad, et Granit und Wald, Ainsa ja see on 20 kiltsa ja siis see Beyond Borders on 25 ja siis Scherdigen Infertil. Sul tuleb väga hästi välja. No ma olen satskilt õppinud 6 aastat. Täiesti kasutan, ma ei oska ühtegi, ma ei oska ennast tutvustada ja öelda, kui vana ma olen. Aga nüüd ma saan vähemalt siin särada. Et see mõttes, et sellised pikemad kiiruskatsed, et kus annab võita, mis on mu point, et tegelikult on sõita ikka tänagi arvasime, et on võita nendel pikematel, aga no võta näpust. Võta näpust, No üks asi sai ka vist vahepeal kindlaks, peaaegu kindlaks, et Eda Sordat vist näeb järgmisel aastal heal juhul ühel rallil. Tuli uudis, Ja, et sai täitsa uue, mis iganes ametikoht tal oli. No, jutt käis tiimijuhist. Tiimijuht. Sest ma saan aru, et hetkeline tiimijuht siis ikkagi keskendub selle ringrajasarja peale, et süda kuulub ikkagi ringrajale. Vetssarjale. Jah, et otsitakse uut tiimijuhti, et tegelikult on ta ju tiirelnud meeskonnaga kaasas kogu aeg siin viimaste hooaegade jooksul, kui ta sõitnud ei ole. Ja seda on kogu aeg räägitud, et talle otsitakse uus töökoht meeskonna siselt, aga tiimijuhi koht, no vaatame, mis saab, kas see päriselt ka nii läheb, aga ma isegi keska midagi arvata. Ja keeruline, selles mõttes, et vaata nagu mõnes mõttes on meil see asi, et kuidas Latval ütleb Ožeel, et tee seda, et sulle üks on 8 kord maailmameister, teine on see, kes alati põles läbi, et kuidas ta ütleb. Aga ta ütlegi vist? Sordo ka, nüüd on ühel võib-olla on tal järgmine aasta 2 maailmameisterit, üks kindlasti võib-olla on 2 käel, kuidas ta siis ütleb ühele Tänakule, kuidas ta läheb, ütleb, kuule, et nüüd hakkame tiimi kästlusi tegema kuskil keset hooaja, no ei kujuta ette, tegelikult ei kujuta ette. Ma arvan, et vaata tiimijuht sõitjana väga hästi ei toimi, sest ma arvan, sõitjana sa mitte kunagi ei taha kuulda, et keegi ütleb sulle, et tiimi käsklusi kuuleks või ütleb, et lase keegi mööda, ja siis, kui sa oled sõita, siis sa ka ei tee neid otsuseid mitte kunagi. Ja sellepärast ka mulle tundub, et Latval ei tee mitte ühtegi otsust seal Toyotas, vaid selle teeb ära Kai Lindström. Jaa. Ma mõtlen, et huvitav iiastas, et Apite Puul kui tõesti ära peaks minema, see on ikkagi selles mõttes ikkagi löök, et Apite Puul on sellest meeskonnast teinud ikkagi kõva rusik, et sulle spetsialistid kohale tundub olevat, see on väga sirgjooneline mees, et teab, mis teeb, et ma saan aru ka, miks ta sinna VEC-sarja viiakse, et
tundub olevat mees, kes võiks seal üles ehitada asja või? Jaa, tundub olevat. No see mõttes ei no kindlasti on loomulikult vaatamiskogemusega mees on. Mõtle, mis seisus see Hyundai siin vahepeal oli. Just laiali minemas. Jah, peale Adam Oder, sulle see oli täilik kaos. Tundub selle pehme mees, aga mul on tunne, et tegelikult seal kuskil taustal on päris ja võib-olla lihtsalt ka see, vaat, et austatakse inimest piisavalt palju, et vormel 1 sarjas ongi kogemused. Ja ma arvan, et minu meelest ikkagi sellisel spordialal sellist suurt meeskonda juhtides, nagu sul peab olema ikkagi suur austus selle tiimi juhi vastu. Loomulikult on kõigil austus ka Sordo vastu, mitte selles mõttes, ma ei taha öelda, et ei ole, aga, no kurat, no kui mees ei ole tiimi juhtinud, mees pole mitte midagi selles mõttes juhtinud, välja arvatud auto, siis võib-olla seda nagu nii-öelda juhi autoriteeti tema vastu ei ole. Täpselt sama probleem on ka Maran Toyota ja Latvalega. Jaa, vot. Aga mis siis edas midagi, sellega võtame nii kokku, et Kenad 45 minutit ja 27 sekundit on räägitud. 54 minutit seekord ei tulda, aga et homme proovime siis Jaanik uuesti. Sa oled täna väsinud ka, vaat? Ma olen väga väsinud, ma räägin, minu eas ei tasu ikkagi välja minna, et see mõttes, et ma arvan, mul ei ole homme ka hea olla. Pisige kodus kõik, kes te olete 30+. Jah, õige. No seda enam. Homme, mis kell ma siis tööd peal alustama? Homme esimene ratse algab meil Eesti järgi 9. No ma räägin mõistlikud inimesed, et ei ole... Väga hea, ma lähen kella 8 pauaffi ja siis kella 9 ma jõuan koju tagasi. 8.58, siis täpsemalt. Aga see mõttes on ikkagi pikk päev, et sinna vahele tuleb selline 4-tunnine paus jälle. Jaa, see vahepeal saab siis magada. Mis ma siis öelda oskan? Ja homme siis taaskord 7 siin, ehk siis palju homme hilined. Kas see nädal, Roland Poop, kas see nädal tuleb üks päev, tuleb igal juhul tuleb, vaata, mis pühapäevaga saab, aga homme ma olen õigel ajal kohal. Okei, no ma tean, ma ei oska saateid lõpetada, ma jään mõni rääkima jääda, et seekord siis teeme ikkagi kiire lõpu. Kuuleme homme. Ja jälgige rallit, igal juhul tuleb ülipõnev rallipäev, pole kahtlustki selles ja võtame kokku homme kella 7 hakkame salvestama, teie kuulete ilmselt hiljem 8:08 umbes 8:08 homme, olge valmis kuulama Power Stage podcasti homme ma rõhutame siis homme küsin ka Jaan Martinson, mis ta söönud ja joonud on, täna jäi kõik see kulinaaria vaata, siin tuleb, ma olin Saaremaal, seega on vahele, siis fännid tulid seal, ütlesid, no, et me tegime seal Delfis seda, kommenteerisime Rauno Paltseriga, siis tulid ütlema, et kuulge, et panite nüüd 2 podcasti kokku ja siis ütlesime, et davai, et teeme 6 käik Power Stage podcast. Nii et homme 8:08 tuleb ikkagi 6 käik podcast välja. Jah, võt. Aga okei, tule, teeme nii, et sa ütled nägemist, siis ütled mina nägemist, siis ma panen kuulsa grilli. Nägemist. Homseni. Kuues käik.